Mihkel Männiste nimi ei ole Eesti korvpallifännide hulgas küll ilmselt veel nii tuttav, kui seda on näiteks Aare Halliko või Rain Peerandi. Vaatamata sellele on tänase loo nimiosaline juba väga noorelt Euroopa kohtunike eliidis kanda kinnitanud. Mõistagi on eeliseks ka varasem mängija kogemus, kui Märjamaalt pärit vilemees sai esimesed ristsed korvpallitreener Kalle Kollinilt. Tegelikult esimene trenn, kuhu ma läksin, oli kergejõustik. Aga seal olude sunnil kadus treener ära ja siis oli vaja leida muu alternatiiv ja siis oli 2 varianti, kas jalgpall või korvpall. Esimene treener oli Kalle Kollin. Tema roll oli tegelikult minu puhul ikkagi väga suur, et ma pühendusin väga palju sellele, korvpallitrennid olid ikkagi vähemalt 4 korda nädalas tol ajal ja ma kasvasin peres, kus oma venna ja emaga ehk siis tegelikult üksikvanema perest ja siis see korvpallitreeneri figuur oli ikkagi väga oluline minu jaoks. Kui ma tulin 98 Märjamaal tagasi tööle, ma olen siin kooli lõpetanud, siis ma sain 2 gruppi, ühed olid siis 5.–6. klass ja siis oli 3.–4. klass ja teist klassi oli ka natukene. Siis Mihkel oli selles nooremas grupis ja sealt meie nagu ühine koostöö algas ja ta oli, ütleme, siuke, mänguajal oli vihane vend. Mulle meeldisid siuksed mehed. Mulle meeldivad üldse, kes on väga agressiivsed väljakul. Peale mängu võivad kõik sõbrad olla, aga minu kreedo on ka, et mänguväljakul sul sõpru ei ole. On võistkonnakaaslased ja on vastased ja tema oli üks nendest, kes päris hästi sai treeneri nagu, ütleme, nõudmistest aru ja seda täitis. Pärast põhikooli lõppu tulid sa Märjamaalt elama Tallinnasse, tulid sisuliselt kogu perega ja tegelikult sinu jaoks väga tähendusrikas moment, sest Tallinnasse tulemata sa võib-olla kohtunikutööd tänasel päeval ei teekski. Saatus andis selle võimaluse mulle, kuna ma Tallinnasse tulles tahtsin korvpalli ikka edasi mängida. Siis kuna ma kolisin elama laagrisse, siis kõige lähim koht, kus kohas hakata trennis käima, oli Keila. Ja hakkasin käima Keilas Ago Kliimsoni all siis mängimas. Ja Ago Kliimson oli see, kes mingi hetk võttis siis trennis minu ja ühe mängija veel, Tarvo Vendi, ütles, et kui teie 2 võiksite minna Aare Halliko juurde, teha ära endale kohtuniku litsents, ja saate hakata vilistama siin Keila meistrivõistlusi. Ja ma arvan, et see oli väga pöördeline moment lõpuks minu elus. Ja oma esimese kohtuniku teooriatesti tegin ma Aare Halliko lauanurga peal. Tulemust ma ei mäleta, aga oma paberi ma kätte sain. Tol ajal, kui sa alustav kohtunik oled, siis selleks, et kuhugi jõuda, siis sa võtsid vastu kõik mängud, mis vähegi su graafikusse mahtusid. Ja ma arvan, et selline esimestel hooaegadel ma vilistasin ikka suurusjärk 200–300 mängu aastas. 4 aastat rasket tööd ja pärast seda siis seesama Aare Halliko andis sulle juba kohtuniku A-kategooria. See esimene unistus oligi saada ju meistriliigasse. Need olid need mängud, mida sa vaatasid, need kohtunikud, kes olid sul eeskujuks. Ma arvan, tagantjärgi võttes suhteliselt kiiresti tekkis see võimalus, tahaks arvata, et eks see oli enda suure töö tagajärg, aga ilmselt siis ka Aare Halliko juba nägi miskit, mis kohtunikule on vajalik, et saada tipptasemel kohtunikuks. Aga ta oli selline selles mõttes tõsine poiss, et kui võttis selle vile kätte, siis see oli nagu eesmärk, et sellega ta nagu tegeles. Tema üks suur pluss oli tahtmine saada aru, mida ta väljakul teeb, et ma ei tea, kui palju on praegu neid kohtunikke või noorkohtunikke, kellel on reeglid tegelikult kotis kaasas sul, kui sa lähed mängule. Ja kui sa mingist asjast aru ei saanud või tundus, et see oli mingi olukord, ma lahendasin niimoodi, aga kuidas see tegelikult reegli järgi on või et sa lähedki, võtad poolajal või vaheajal korra need reeglid lahti ja hakkad üles otsima. Sealt on üks hea sükene tsitaat ka, mida olen nagu kuulnud, et kui ta alustas, siis ma arvan, ta oli seal 2-3 aastat pole vilistanud, kui siis tuli kommentaar, et noor Halliko,
ja selle asja mõte oli ju seesama, et kui ka mina kunagi alustasin, siis päris tihti võtsid ikka reegliraamatud 2 mängu vahel välja või siis, kui sa oli mingi hetk ja vaatasid asju üle, et kuidas siis see asi tegelikult käib. Kui me liigutama hakkame, siis ei ole enam. Lähme teeme väikse soojendusringi, siis teeme mõned lõigud ja lõpetuseks teeme natukene jõudu ka peale siin. Et sünkroniseerime kellad ja lähme teele. Kui sage nähtus see Mihkel üldse on, et vilemehed koos treenima satuvad? No kui päris aus olla, siis väga sage ei ole. Et eks meil hooaja jooksul on ikkagi neid mänge ja muud elu on nii palju, et sellist ühist aega leida on keeruline. Ja 50. Hakkame lõigutrenni tegema. 1 korda 50, 2 korda 40, 3 korda 30, 4 korda 20 ja 5 korda 10. Jookseme 80% sport ja kõnnime tagasi. Ja ma panen sinu järgi. Davai. Ma olen kauem teinud ka Fibas neid harjutusi. Kuidas on start, jah? Ei, siit on start. Siit hakkame jooksma. Sellepärast ongi pre-game hästi oluline enne mängu, et räägime läbi, lepime kokku, nii kuidas varem kohtunik ütleb, nii teeme. Lähi läks. Ja kuule, nüüd viimane on spetsiifiline treening, siis külje peale vaatamisega. Vaata, mis just? No nii, kui sa kiirrünnakusse jooksed. See on viimane nüüd? Üle parem õla. Sinna poole, jah? See on viimane nüüd, jah? Jah. Aitäh! Kuidas sa üldse võib-olla Eesti kohtuniku sellist keskmist vormi tänasel päeval hindaksid? Ma arvan, et üldiselt võib öelda, et see on väga hea. Et ma arvan, et ikka keskmine korvpallihuviline on ka märganud, et viimase 10 aastaga see imidž on päris palju muutunud. Et kohtunikud on rohkem vormis ja eks see tuleneb palju just mängust endast, et mäng on muutunud kiiremaks, füüsilisemaks ja kohtunikud peavad selle järgi jõudma. Tuleks korra selle lõigutrenni juurde ka veel korra tagasi, et on ta nagu mingit sorti selline kohtuniku spetsiifiline või see on pigem selline improvisatsioon? See on ikkagi väga spetsiifiline, et FIBA kohtunikel on täna ikkagi läbi hooaja on igakuised treeningkavad, mis tulevad siis treeneritelt. Ja see on üks näide sellest spetsiifilist treeningutest, mida me läbi peame tegema. Tegelikult enne hooaega ju kõik kohtunikud Eestis teevad ka seda füüsilist testi, et võib-olla räägi sellest ka veidi põhjalikumalt, et mida te siis täpselt seal teete? Nii-öelda piiksutest, millest võib-olla olete kuulnud, et see on siis 10 minuti jooksul korvpalliväljakule 20 meetrit, märgitakse maha, edasi-tagasi jooksmine piiksust piiksuni. Alguses on tempo pigem aeglane ja lõpus viimase 2 minutit on osadele väljakutse, et ma arvan, et tegelikult täna meil meistriliigas pigem võib-olla mõned üksikud, kellele see probleeme tekitab. Et selles mõttes saab jälle positiivselt öelda, et meie kohtunikud on heas vormis. Aga räägime ajuterritamisest ka. Palju sina või üldse teised kohtunikud tänasel päeval sellele tähelepanu pööravad, et oma seda nii-öelda, kuidas öelda siis, vaimset poolt võimalikult erksana hoida? Hea küsimus. Ma arvan, et see vaimse poole spetsiifilist treeningut ma isegi võib-olla niimoodi ei oskakski välja tuua, et ma arvan, et see mul vaimse poole treening tuleb igapäevasest tööst päris palju juurde, et igapäevaseid situatsioone lahendada töö juures, see on puhas ajuga töö.
igapäevaselt olen siis, töötan Mercos garantiitööde grupijuhina. Ehk siis minu ja minu tiimi vastutada on siis kõikide oma arenduste garantiiaegne teenindus, garantiipuuduste siis likvideerimine, klienditeeninduse kvaliteet, protsesside juhtimine, tiimi juhtimine. Töö klientidega, ma arvan, et on ikkagi see, mis on mind siin elus nagu saatnud, et suhtlemine, probleemide lahendamine, kiirete otsuste tegemine, et mis läheb hästi palju kokku ikkagi mu teise siis ametiga. Ja kohtuniku ametist kindlasti otsuste kiire tegemine, piiratud faktide põhjal. Ütleme, Merco töös on pigem see, et on need faktid rohkem täpsed ja aega on rohkem, aga kindlasti see otsuste tegemine on see, mida ma saan väljakult siia Merco töösse tuua. Männiste areng kohtunikuna on olnud ütlemata kiire. 2008. aastal sai Halliko lauanurgal tehtud esmast vilemehe testi, 3 hooaega hiljem tekkis võimalus vilistada kohalikku kõrgliigat ning 2017. aastal omistati talle juba FIBA kategooria kohtuniku litsents. Nagu igas ametis peab ka mingit õnne olema, et see FIBA kohtuniku litsents ikkagi jagatakse koodi alusel. Igal riigil on mingi kindel kohtade arv. Ja see sattus mul tegelikult täpselt sellel ajal, et meil oli Timo Suslov oli just lõpetas siis kohtuniku karjääri ja siis meil üks vaba koht tekkis. Ja jällegi müts maha siis Aare Halliko ees, kes otsustas tol hetkel, et mina võiksin olla see noor potentsiaalne, kes selle koha ära täidab. Kui sa küsid seda pidi, et kas ma kuidagi FIBAs lobistasin või midagi, et sealt niipidi need asjad päris ei käinud, et meil ikkagi FIBA nagu tippladvikus inimest, kes võib-olla saaks midagi head poetada ei olnud, et ikkagi see on läbi enda töö tulemus tal sinna minna ja ma ütleks, et Mihkel on sinna jõudnud, kus ta täna on ikkagi läbi suure töö, pühendumuse ja see, kuidas ta seda nagu hingega teeb, et seda on nagu raske isegi tegelikult sõnadesse panna, et olles näinud seda nii kõrvalt, et kui keeruline tegelikult see nii-öelda kadalipp on, et kui sa saada rahvusvaheliseks kohtunikuks ja jõuda sinna, kus ta täna on, et tegelikult ta ikkagi panustab väga palju ja tegelikult ju ka teeb seda ju oma pere ja muude asjade arvelt, et tegelikult ikkagi respekt. See, kuidas ta töötab nii väljakul kui väljakus väljas, ma arvan, see on põhjus, miks ta täna on sellisel tasemel, kus ta praegu nagu on, et ta on väga töökas, nagu ta enne siin mainis ka, et reeglites väga tugev, teeb sellega tööd ja ma arvan, et kogu see, mis väljaku kõrval nagu toimub, ta toob selle väljakule ja selle tõttu ta ongi, ma arvan, tänasel päeval nii kõrgel, et PCL-is iga nädal ja suvel ikkagi kõrged turniirid, et kindlasti meie üks suur eeskujusid. Millal sa ise tajusid oma peas, et selle ametiga võib päris kõrgelt lennata, päris kõva karjääri teha ja mis seal salata, ka korralikult elatist teenida? Eks see ma arvan, et ka jälle nagu etappideks on ju jagad, et võib-olla esimestel aastatel sa nägidki ainukest niisugust perspektiivi, et olla meistriga kohtunik, ja ma arvan, et see niisugune laiem perspektiiv, et seda on nagu võimalik nagu väga kõrgel tasemel teha, oli ikkagi see, kui tekkis võimalus FIBasse minna. No nüüd, kui sa olid Euroopa platside mees, siis on võib-olla paslik võrrelda, kas siis toona või täna, et kui suur erinevus ikkagi on vilistada siin kodust liigat ja siis see üleminek sinna välismaa väljakutele? Eks on erinevus, et esimene asi on muidugi see, et see mängutempo ja füüsilisus ikkagi on Euroopas keskmiselt kõrgem, et eks me näeme seda ka siis, kui meie enda klubid siin erinevates rahvusvahelistes sarjades siis mõõtu võtavad teiste klubidega, et nii mõnelgi korral just selle füüsilisusega hätta jäädakse. Et see mängutempo, ütleme, mingites sarjades, mingites kohtades ka see publiku surve, täissaalid kuskil Kreekas, Türgis, et see faktor on ka veel lisaks, mida me nii väga siin Eestis ei tunneta. Sa vilistad iganädalaselt Euroopas, justkui vajadust Eestis vilistada sul ei tohiks olla, aga kui palju sa ise tunned, et tegelikult see on justkui sinu kohus iganädalaselt ka Eesti-Läti liigas vilistada, et jällegi seda Eesti korvpallikohtunike kultuuri kuidagi elus hoida ja kasvatada?
kindlasti see on oluline ja me peame andma ikkagi tagasi ka sellele kogukonnale, kus me tegelikult oleme üles kasvanud, et noh, nagu sa ütlesid, tegelikult otseselt nagu vajadust mul ei oleks vilistada koduliigas, aga noh, meie liiga on ka tegelikult kasvab siin, mängud on põnevad ja on ka oluline tegelikult enda vormis hoidmise jaoks see, et üks mäng nädalas ei ole piisav, et olla kogu aeg kohtuniku mõistes nagu vormis ja terav, et sa ikkagi vajad 2 mängu nädalas minimaalselt. Rõõm näha. Ciao. Täna siis TalTech Cramo. Tundub, et vähemalt suur mull on selle mängu ümber proovitud tekitada, et loodame, et see toob ka publiku saali, mõnus atmosfäär. Et see on see, mille pärast me tegelikult seda tööd teeme, et sellises heas atmosfääris head mängu teenindada. Kindlasti see tähendab keskmiselt rohkem emotsiooni, millega me tegelema peame, milleks me valmis peame olema. Et võistkonnad, nende mängustiil on meil tuttav, et esimene kõige tähtsam asi on mängukontroll. Ja mängukontroll algab tegelikult meie kvaliteetsetest otsustest. Ja kui üks sarnane olukord on ühel pool väljakut, no goal, siis sarnane asi teise pool nagu olema samamoodi no goal. Et see on see, mida tegelikult mängijad ja treenerid tahavad, et meil oleks järjepidevus otsustel. Eelkõige just töökus ja järjepidevus on viinud loo peategelase sinna, kuhu ta tänaseks välja jõudnud on. Noore kohtunikuna on Mihkel tänaseks vilistanud juba 2 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Need suurturniirid on ikkagi need, mille nimel tehakse aastate pikkust tööd. Et läbi hooaegade meid ju igas mängus klubisarjades ikkagi hinnatakse, vaadeldakse ja kulminatsioon ongi siis ikkagi need suurvõistlused, et kui me räägime Euroopa kohtunikest, siis Euroopa kohtunike jaoks ongi Eurobasket. See esimene Eurobasket oli pigem siuke võib-olla üllatus natukene, et juba anti. Samas ma arvan, et ma selgelt näitasin ka tol turniiril, et ma olin õiges kohas, et ma sain vilistada 4 mängu 5 alagrupis ja lõpuks valiti ka sellest 44 kohtunikust 20 hulka, kes reisisid pärast Final Stage'ile Berliini. Et nüüd see teine Eurobasket, see oli pigem siuke loogilisem asjade käik, et ma sinna finaalturniirile valituks sain. Aga iga turniir ongi siuke väike ökosüsteem, nii nagu mängijate ja võistkondade jaoks, et siis hakkab jälle kõik nullist, et kui hea sa oled selle turniiril, sõltub, kui palju mänge sa saad ja kui kaua sa turniiril siis püsid. Nii et loogiline selline arengu jätk võiks olla see, et 4 aasta pärast, kui on uus finaalturniir, siis me näeme Männisted vilistamas juba ka play-off mänge. Tahaks loota, selle nimel töö käib, et ma ikkagi olen nagu seda meelt, et ma saan asjad, mis kuuluvad minu kontrolli alla, on need, millele ma keskendun. See, et kas mind lõpuks kuhugi määratakse, ei kuulu minu kontrolli alla. Ta on 2 EM-il jõudnud nii-öelda finaalturniiri valikusse, mis tegelikult näitab, et ta kuulub ikkagi nagu absoluutsesse tippu. Et küll ta ei ole saanud väljakule, aga see, et sa juba seal valikus oled ja oled, ütleme, need alagrupi faasid hästi teenindanud ja ka tegelikult seal vilistanud väga tähtsaid mänge. Tegelikult ma arvan, et roll on siin viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud rahvusvahelisel tasandil. Üks asi on turniirid, aga oskad sa tuua välja mõnda eraldiseisvat mängu, mis on sulle senise perioodi jooksul eredalt meelde jäänud, kas siis möllu, tasavägisuse, raskete otsuste või millegi 4. näol? NBA suveliigas teenindatud 3 mängu. See on jällegi siuke väljak, millel olemist, ma arvan, et on igaüks unistanud. No mis seal salata, esimene mäng oli ikka kõva vibra peal, et kui me juba räägime detailidest, siis ju kõik teavad, et reeglid on teatud määral erinevad, kohtunike mehaanika on teatud määral erinev ja no need on 2 pidepunkti, mis on kohtuniku puhul siuke, mis peavad olema sul siis musklimälus nii-öelda sees, et sa nende peale ei mõtle ja kui sa nüüd oled keskkonnas, kus sa pead hakkama nende peale mõtlema, siis neid asju, mis sul peas käib, lisaks sellele, et sa pead mängu ka vilistama, on päris palju. Sir, my 3 was a 2? Yeah, it was 2. Damn. Why you ain't tell me and scoot back?
samas kui me räägime nüüd mängust endast, siis seda mängu, ma ütleks, on lihtsam vilistada, kui on FIBA mängu. Et kuna see mängu dünaamika ise on hästi üles ehitatud ju üks-ühele mängule, siis ja niisugust nii suurt abistavat kaitset ei mängita, kui Euroopas mängitakse, siis selle võrra on ta natuke lihtsam. Samas need mängijate oskused jällegi panevad sulle päris palju proovikivisid seal ette. Kui nüüd kõrvale jätta see, et reeglid olid erinevad, mehaanika oli erinev, siis kui me jõudsime lõpuks väljakule ja hakkas seda mängu vilistama, siis lõpuks sa said aru, et tegelikult see viga on ikka viga, jooks on ikka jooks, usu või ära usu, siis selles osas on reeglid ikkagi samad. Et siis sai selle enesekindluse kätte. LeBron Jamesi mängu sul küll vilistada ei õnnestunud, Jamesi sa lähedalt nägid, aga õnnestus vilistada siis LeBroni poja mängu. Teisel mängupäeval oli mul Lakersi ja New Orleans Pelicansi mäng, et kus siis Bronny James Lakersi poole peal käis väljakul. Et ütleme nii, et selle mängul oli ka publikut üsna palju, teadagi miks, sest et olid mõlemad Jamesid majas, nii LeBron väljaku ääres kui ka Bronny väljakul ja naljaga pooleks pidi ennast korra ikkagi näpistama, et aru saada, et see on nagu päris, et see päriselt juhtub, et sa oled NBA väljakul, kus mängib Lakers ja Pelicans ja väljaku ääres on sul LeBron James. Olid sa seda salamisi lootnud, unistanud sellest või see oli ikkagi pauk luuavarest? Kogu see suvi oli minu jaoks ikkagi paras sihuke unistuste teoks saamine, et ma samal suvel sain vilistada U17 MM-i, käia suveliigas, vilistada naiste Aafrika meistrivõistluste finaalturniiri ja siis kõige lõpuks siis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri. Sul on kodus ka pere, sul on 3 last. Et just selles vaates, et palju sa üldse suvel jõudsid kodus olla perega aega veeta ja kui palju sa pidid tegelikult reisima ja erinevaid turniire väisema? Tõsi, see suvi oli see veel eriti suur väljakutse, kuna neid päevi või nädalaid kodus oli üsna napilt. Siinkohal ikkagi ma kummarduks maani praegust ikkagi oma abikaasa ees, kes kogu seda asja ikkagi kodus koos hoiab ja kõik need hetked, kui ma vähegi siis kodus olin, siis mu kogu fookus ikkagi läheb perega olemisele. Head korvpallisõbrad, tere õhtust ja tere tulemast, on jälle korvpalliaeg. Ma ei tea, kas sa tead, mul on ka täna mikrofon küljes, et... Aga ma tean, et mängu ajal see ei salvesta. Salvestab ikka, see on saate jaoks. Nii või? Jaa. Uraa! Ei, no täpselt. Okei, siis hoiata neid teisi. Hoiata neid teisi. Jaa. Olgu tänased vilemehed ka ära öeldud. Vanem kohtunikuna astub väljakule 36-aastane Mihkel Männiste, kes on ühtlasi vilemehena õigust mõistnud juba 2 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ning kel oli möödunud suvel esimese Eesti kohtunikuna võimalus vilistada ka NBA suveliigas. Teda täna kõrvalt saatmas Aleksei Mohov ja Rauno Peerandi. Nii, valmis? Valmis kõik? Nii, 3 peal. 1, 2... Seks, illegal screen. Jaa. Ma seisan paigalt ja 2 käega tõmbab, et mängest ära mis tegema. Ma lõpp oli jah see, kus ta võttis sinust kinni. Mina legin algusid peale, sa liikusid. Lükkamine. Aga kuidas see pall oli? Pall läks otsa üles, kui sa oleks palli puudutada, oleks pall alla läinud. Ei või? See, et ma korra puutusin. Puutusid palli olid või? Puutusin palli. See käsi oli seal, minu jaoks oli see, et sa lasid ennast siia päevist, see ei olnud mingi lükkamine, ta ei lükanud sind out'i sealt. Aga raske vastata 2 korraga.
Sa lähed lihtsalt lööd üle käte mäng. Pall oli tema käes, sa lõid üle käte, läks pall lahti, jah, ta jõudis selleni, aga sa läksid seda svingima ja sa said pihta talle. Ei saa, pallile sa küll pihta ei saanud. Valvan, oi, ja siit tuleb pallikaotus ja Pekka ikkagi saab ja Kalev ei võida. Kalev Cramo ei võida esimest poolaega. Hästi, esimene poolaeg tehtud. Ma arvan, mõlemal veerandajal on tegelikult et üldine liin on, mäng ise on suhteliselt voolav. Kaks erinevat veerandajal, ühel veerandajal tegi üks meeskond rohkem vigu, teisel teine. Ma arvan, et paar-kolm olukorda kindlasti oleks saanud vältida. Aga samas on ka meil olnud päris mitu väga head olukorda, kus oleme kannatlikud, vaatame olukordad lõpuni, kerge kontakt, mis ei mõjuta ründajad, ründaja suudab selle olukorra ilusti lõpetada ja me ei pea mängu kinni. No kontrastiks on sul olnud ka selliseid päris omapäraseid huvitavaid lokatsioone, kus oled kohtunikuna üles astunud Kosovo meistrivõistlused, Egiptuse meistrivõistlused. Ma eeldan, et kontrastina nendelt turniiridelt on võib-olla selliseid kindlasti mõnevõrra omapäraseid juhtumisi sul kindlasti välja tuua. Et Kosovo meistrivõistlused, see oli üks esimesi, kus ma siis käisin, kuhu kutsuti siis neutraalseid FIBA kohtunikke teenindama siis Kosovo meistrivõistluste poolfinaali finaalseeriaid. Ja kui sa sinna kohale jõudsid, sa said aru, et miks need kohalikud nende mängudega seal natuke jännis on, et see atmosfäär ja surve nendes saalides, väikestes saalides, mis on sihuke, ütleme, 2000 pealtvaatajat mahutavad saalid, kus on 4000 inimest, ja kus mängu jooksul lastakse siseruumides rakette, pannakse korvid värisema, et pidasime selle ühe nendest mängudest me pidasime 10 korda kinni erinevatel siis põhjustel. No ma eeldan, et nagu sa mainisid, kui kohalikud jäävad jänni, siis ma arvan, et ega teidki on seal päris kõvasti proovile pandud. Ei, muidugi, ma ütlen, seal panustavad väga palju seal selle turvalisusele, et kui sa juba väljakule lähed, sa lähed koos eriüksuse eskordiga. Et ma arvan, et see on niisugune väiksem mastaap võib-olla nendest Serbia derbidest, aga ütleme, mängu ajal teatud olukordades ikkagi tekkis reaalne tunne, et kas see on ikka päris ohutu koht, kuhu ma sattunud olen. Egiptuse meistrivõistluste finaalseeriad me käisin vilistama nüüd see kevad ja me läksime siis Egiptusesse ja vilistasime kogu finaalseeria. Eks sinna minnes me ei teadnud, mitu mängu me vilistame. No lõpuks oli 5 mängu ja seal tegelikult turvakaalutlustel väga palju publikud üldse saali ei lubatudki. Aga see mängustiil ise, see suhtlusviis mängijatel väljakul, see oli ikka hoopis nagu midagi muud, et nad on keskmiselt emotsionaalsemad võib-olla kui eurooplased. Yeah, this one on the stagger there. This was 2. Yeah. But you had 2 baskets in a row. Yes. But both from the distance or not? One I think was a 3. The girl was 2 for sure. Tere, me tulime üle vaatama võimalikku parandatavat eksimust. Kolmandal veerandaja esimeses pooles oli 2 Kaukjaineni 3 punkti viset. Üks oli 7-0-0 ja teine oli 6-0-3. Esialgne otsus oli 2 punkti mõlemal. Nii, see on 6-0-3. Nii, 6-0-3 ja see on 3. Üks punkt on tablool puudu. Kaukjanil oli kolmanda veerandajal 2 viset järjest. Esimene oli 2, teine oli 3. Protokollis oli mõlemad 2 kirjas. Vaatasime üle, 6-0-3 oli 3 tegelikult. Teete ära jälle, jah? Õiglus saab jalule. Kas TalTechil oli peigi koetus juba? Ei olnud. Ei olnud. Cramol oli ju. Okei. Peigi koetus. Jaa.
tahad midagi öelda või? Nii palju asju ütlemata, sul on mikker, ma ei taha päeva. Sa oled abitreener täna? Okei. Ei ole! Ta paneb käe palli peale. Pingi tehniline. Me saime tegelikult päris nauditava mängu, mõlemad meeskonnad teevad vaid 6 palli kaotust tänases kohtumises ja oli selline hea dünaamiline, voolav ja ikkagi pigem rünnakule orienteeritud mäng. Aitäh! No ära ei taha ka neid turniire ju öelda, sest nagu me teame, kohtunike ring tegelikult maailmas on lai ja järgmised šaakalid ukse taga juba ootavad, et keegi mingid turniirid ära ütleks. Sisuliselt kõik need turniirid, mis ma nüüd see suvi tegin, need tulevad otse FIBA maailmast, et need ei olegi otseselt FIBA Euroopaga seotud. Et see on see ring, kuhu tegelikult iga kohtunik Euroopas tahab sisse saada ja hoitakse ikkagi 10 küünega kinni, et selles seltskonnas püsida. Kui me räägime koondiste tasemel, siis on olümpiamängud või siis meeste maailmameistrivõistlused. Ja kui me räägime klubi tasandist, siis miks mitte siis kunagi ka saada Champions League'is Final Fourile. Tänasel päeval 36 aastased, sa oled ikkagi alles noor kohtunik, ma arvan, et nii võib öelda. Oled töökas, pühendunud, analüütiline, ma usun, et ka enesekriitiline. Mis on need aspektid, mille osas sa ise näed, et on vaja ennast veel järele aidata, kus on parandamisruumi, et need ühel hetkel siis need suured eesmärgid ära täita? Nagu sa ütlesid, tegelikult analüütiline enesekriitika on tegelikult kõige edasiviivam jõud, ma ütleks kohtuniku ametis, et kuhugi edasi jõuda. See järjepidev töö iseendaga, videodega on see, mida tuleb edasi teha. Ja teine asi on ikkagi see, et see suhtlemise pool on tänapäeva korvpallis ikkagi üliolulisel kohal, et see mängijatega suhtlus, treeneritega suhtlus, mida, millal, kuidas öelda ja siis juba tegelikult see, et mida rohkem sa oled nagu olla pildis selles mõttes, et mida rohkem treenerid, mängijad näevad sind mingil tasemel vilistamas, sinu oma mänge vilistamas, seda rohkem tegelikult tekib seda usaldust. Ja ma arvan, et seda ei saa ka nagu liiga vähe tähtsustada, et see sihuke mängijate usaldus aja jooksul, et seda ei saagi üle päeva nii-öelda kuskilt välja võluda, et seda peabki läbi aastate järjepidevalt teenima. Mihkel Männiste senine tähelend kohtunike maailmas on kulgenud vägagi loogilises tempos. Sarnase töömentaliteedi järgimisel on täiesti realistlik valutada tulevikus juba järgmisi tippturniire.